Selles videos vaatame, kuidas saab oksiide nimetada. Esiteks, oksiidi tunneme valemis ära selle järgi, et ta koosneb elemendist ja hapnikust, et seal on ainult 2 elementi sees, kusjuures üks nendest on hapnik. Ja tunnusnimes on alati lõppoksiid, ehk siis kui ma kuulen aine nimetust ja see lõpeb lõpuga oksiid, siis ma tean, et ta kuulub oksiidide aineklassi. Kui me vaatame perioodilisuse tabelisse, siis me näeme, et elemendid jagunevad laias laastus 2. Need on need sinised, need on siis metallid ja punased, mis on mittemetallid. Kollased on väärisgaasid ja neid me praeguses aineklassis ei vaatle. Nüüd me oleme õppinud elementide oksüdatsiooniastmeid. Tuleb meeles pidada, et kõik need elemendid, mis on esimeses A-rühmas, nendel on kindel oksüdatsiooniaste 1 ja need, mis on teises A-rühmas, neil on oksüdatsiooniaste 2. Veel on metallidel kindel oksüdatsiooniaste alumiiniumil, tsingil ja hõbedal ja mittemetallidest on kindla oksüdatsiooniastmega hapnik -2 ja vesinik 1. Lähtuvalt sellest, et meil on erinevaid elemente, peame me neid oksiide ka erinevalt nimetama. Kõigepealt vaatame siis neid oksiide, mis on metallioksiidid. Nende kohta öeldakse, et need on ka aluselised oksiidid, aga mida see tähendab, sellest saame teada hiljem. Nimetamise seisukohast on oluline teada, kas metalli oksüdatsiooniaste on kindel ja ei muutu või metalli oksüdatsiooniaste muutub. Ehk siis metallioksiide nimetatakse 2 erineval viisil ja me peame valima õige viisi antud aine nimetamise jaoks. Kui metalli oksüdatsiooniaste ei muutu, need on siis need elemendid, mis on perioodilisuse tabelis esimeses ja teises A-rühmas, alumiinium, tsink ja hõbe. Siis me nimetame metallioksiide selliselt, et kõigepealt metalli nimi ja siis lõppoksiid. Vaatame 2 näidet. Esimesel juhul me näeme, et Na, tema nimi on naatrium ja kuna tegemist on oksiidiga, siis me ütleme lihtsalt selle aine nimeks naatriumoksiid. Teisel juhul me teame, et Al on alumiinium. Kui sa ei tea, siis saad vaadata seda perioodilisuse tabelist ja saame seda ainet nimetada alumiiniumoksiid. Kui aga oksüdatsiooniaste muutub metallil, need on siis kas B-rühma metallid või siis kõik teised metallid, mis ei ole esimeses ja teises A-rühmas, siis me peame teadma ka selle metalli oksüdatsiooniastet ja kui me ei tea, siis me saame valemi järgi seda määrata. Sellisel juhul käib nimetamine sellise reegli alusel, et kõigepealt tuleb metalli nimi, siis pannakse sulgudesse oksüdatsiooniaste ja siis tuleb lõppoksiid. Ehk siis jälle 2 näidet. Valemi üldkuju on ühesugune, et naatriumil on indeks 2 ja vasel on indeks 2. Aga naatriumi oksüdatsiooniaste on kindel, kuid vasel muutub. Me teame, et igal juhul tuleb nimes öelda, et see esimene on vask ja teine osa on oksiid, mis väljendab, et on hapnikuühend. Meil tuleb siin endale selgeks teha, et mis on vase oksüdatsiooniaste. Ja me saame seda määrata selliselt, et me teame, et hapniku oksüdatsiooniaste on -2. Märgin selle siia hapniku kohale. Nüüd me näeme, et kogu laeng peab olema 0, ehk siis siin risti indeks 2 ja kuna siin selle koha peal indeksit ei ole, siis see tähendab seda, et mul selle koha peal on seal indeks 1 ja see tähendab omakorda, et vase oksüdatsiooniaste on 1. Saan selle kirjutada siia nimesse. Vask 1 oksiid. Märgime selle oksüdatsiooniastme nimesse selle pärast, et vase oksüdatsiooniaste muutub. Nüüd järgmise aine puhul me teame, et see koosneb rauast ja hapnikku me väljendame nimes oksiid lõpuga. Jällegi tuleb määrata selle raua oksüdatsiooniaste.
see käib samal viisil, et me teame, et hapniku oksüdatsiooniaste on kindel, -2. Ja nüüd, kuna ma näen siin neid indekseid, et siit tuleb -2, järelikult raua oksüdatsiooniaste on 3 ja saan selle nimesse märkida. Nagu sa nüüd nende nimete puhul näed, siis oksiidi tunneme nimes ära selle järgi, et tal on oksiidlõpp. Kõik need ained lõppevad lõpuga oksiid. Naatriumoksiid, alumiiniumoksiid, midagi rohkem me ei märgi seal nimes sellepärast, et metalli oksüdatsiooniaste on kindel. Ja pask 1 oksiid ja raud 3 oksiid nimes kajastame ka oksüdatsiooniastet, sellepärast, et metalli oksüdatsiooniaste muutub. Nüüd, järgmine variant on see, et meil on mittemetallioksiid ja neid nimetatakse ka happelisteks oksiidideks. Mittemetallioksiidide nimetamise juures me peame kasutama ladinakeelseid arvsõnu. Ehk siis, kui valemis on 2, siis me nimes kajastame seda tiiga, kui 3, siis tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona ja 10 deka. Ja reegel on siis selline. Esimesena tuleb esimese elemendi indeks arvsõnana. Siis tuleb elemendi nimetus, siis tuleb hapniku juures olev indeks arvsõnana ja siis tuleb lõppoksiid. Nüüd, kui elemendil või hapnikul indeksit pole, siis see arvsõna koht jääb lihtsalt tühjaks. Vaatame näiteid. Esimene, me näeme, et lämmastikul on 2 ja hapnikul on 3. Ehk siis me hakkame ütlema seda 2 esiteks, näeme, et see on di, siis tuleb elemendi nimetus lämmastik, siis tuleb 3, see on tri, siis tuleb oksiidlõpp. Ehk siis di lämmastik, tri oksiid. Järgmisena on näha nüüd selline asjaolu, et lämmastikul on indeks, aga hapnikul ei ole indeksit, see tähendab 1 ja seda nimes ei kajastata. Siis see tähendab, et lihtsalt see koht jääb tühjaks, ehk siis hapnikul ei ole indeksit. Nimetus tuleb di lämmastik oksiid. Nüüd on ka selline variant, et lämmastikul ei ole indeksit, aga hapnikul on. Siis see tähendab seda, et see esimene arvsõna koht jääb tühjaks. Ehk siis ütlen lämmastik ja hapniku järgi on indeks dioksiid, lämmastik, dioksiid. Ja sellisel juhul, kui ei ole ühelgi elemendil indeksit, siis ma ütlen lihtsalt selle elemendi nimetuse ja oksiidlõpp, lämmastik, oksiid. On siis oksiididel 3 erinevat varianti, kuidas neid nimetada ja me peame valima õige nendest.